teades, millega need noored tegelevad, jääb mulje, nagu jõlguksid viimased mõttetult turnides ringi. Mõttetusest on aga asi kaugel ja sellist turnimist nimetatakse parkuuriks. Parkuur on liikumistehnika, et siis ületada igasuguseid takistusi, mida sa nagu ette näed sellel maastikul, kus sa viibid, et ületada neid nii kiiresti ja võimalikult sujuvalt. Kuidas te tõmbate jooni, et mis on parkuur ja mis ei ole parkuur? Põhimõtteliselt parkuuritehnika peab viima võimalikult kiiresti, võimalikult sujuvalt edasi. Igas sellised liigutused, mis jäta sinna koha peale seisma või võta too maha, et need ei ole täiesti parkuuritehnikad. Põhiline asi, mida on arvatakse, et parkuur, et see on mingi hull saltode tegemine ja igast sellist asjada, ta ei ole. Saltos ei loeta üldse parkuuri osaks. Saltos teed, sa oled ühe koha peal tegelikult õhus. Või liigud edasi ka, aga ta võtab soo maha, ta võtab sujuvus ära ja kõik sellise. Eestis on parkuur kui elustiil veel suhteliselt noor ning õppida saab seda harrastajatelt, kes on oma teadmised saanud internetist ja harjutades. Ala ise on aga pärit Prantsusmaalt. Parkuuri aretaja on David Pelle, kes hakkas seda aretama oma isalt, et Raimond Pelle oli Vietnamis sõdur ja nagu üritasid oma rühmaga aretada liiklustehnikat võimalik kiiresti nagu Vietkongidest ära saada. Kas teil on mingit sellist eeskuju ka, keda järgida? David Pelle. Mismoodi teil treening välja näeb? Saame kokku, helistame põhimõtteliselt, et davai, et mingi kell 12 saame kokku, hakkame trenni tegema, harjutame need ühe koha peal põhimõtteliselt ühte tehnikat, teist ja igaüks oma tehnika, mida põhimõtteliselt tahab teha nagu. Ning nii ongi, siis liigume need kohas spot, et ühes kasvame neid, teises neid ja erinev keskkond vaheldub niimoodi. Mitu tundi te järjest trenni teete? Umbes 3, 4, 5, seni kuni jõud otsa saab, lõpuks lihtsalt enam ei jõua. Kuni lihtsalt ära vajuma. Te tegelete parkuuriga ja see, kes parkuuriga tegeleb, on Treiser. Juba varem. Arvatavasti on põhjus, miks enamik inimesi alaga tegeleda ei julgeks valusad kukkumised. Ja peab nentima, et päris ilma vigastusteta parkuurist tõesti ei saa. Mul on kohe käsi ette näidata. Kuidas see juhtus? Tegin sellist tehnikat nagu King Kong üle känna, et üle teise, aga muru läks vahel livedaks ja tiibisin, panin käed ette, et näoga vastu kändu lendaks. Põhiline ongi see, et kui sa ühe korra kukud, siis ei tohi kohe järele jätta see treenimist, et tuleb jätkata, et sellisi asju juhtub ja harjutamine meistriks ja vigadest õpitakse. Mis see parkuur on? On ta spordiala, on ta elustiil, on ta hobi, on ta harrastus? Elustiil. Mismoodi see väljendub? See, millest ikka üle saad, sellest lähed üle. Ei ole mõtet ringiga kuskilt minna.